Tere minu poolt, mina olen Vitali Valtanen, olen AutoCAD-süsteemide konsultant, peamiselt tegelen Revitiga ja siis visualiseerimistarkvarade Lumeniga näiteks. Nii et kui Reviti küsimused on, siis saab minu poole pöörduda. AutoCAD-süsteemid on siis Eestis Autodeski esindaja, partner ja ametlik koolituskeskus ning korraldame nii koolitusi, meeskonnakoolitusi kui ka sellist individuaalseid spetskoolitusi. Tänane teema on meil seotud ikkagi Revitiga ja ehitistega ja vaatame, mis asi on see BIM 360 ja kuidas te saate siis sellest kasu just Reviti projekteerimisega. Siis kaks teemat, mida me vaatame üle. Peamist. Et mis on see BIM 360 ja mis on BIM 360 disain, mis on nende erinevus ja kuidas nad eksisteerivad üksteisega. Siis lisaks vaatame ka üldiselt, milline see kasu on projekteerijal, kui kasutada BIM 360. Siis tänapäeval on sellised probleemid ja trendid, et toimub linnastumine, ehk siis meie inimeste hulk kasvab, kiiresti on vaja lisada uusi hooneid, projekteerida ja ka ehitada ja on vaja seda kiiremini teha. Siis lisaks on tekkinud väga palju erinevaid neid BIM standardeid, juhiseid, kuidas peab projekteerima, kuidas ehitada ja tänu sellele, et on vaja siis ehitada paremaid hooneid ja ka keskkonnasäästlikumalt. Ja siis veel üks oluline trend on siis kaugtöö. See ei ole enam juba nagu nii selline midagi uudset, et juba tükk aega paljud kasutavad ka kas mitmest linnast teevad tööd või siis mitmest riigist isegi, sest võib-olla antud hetkel konkreetselt selles lokatsioonis, kus meie oleme, võib-olla ei ole konkreetselt spetsialisti või kõik on juba hõivatud. Siis on vaja tekitada sellist kaugtööd ja eriti praegu koroonaga ka veel, et kõik tahavad, me võib-olla ei taha, aga saaksid teha tööd mitte ainult kontorist, vaid ka kuskil mujalt. Siis kõik see viib selle juurde, et on hästi suur andmete mahu kasv, ehk siis kõik need andmed on vaja kuskil hoiustada ja projektid lähevad ka suuremaks, kui nendes on vaja tekitada detailsemaid, mida rohkem infot me lisame sellele objektidele, siis seda suurem need projektide mahud kasvavad. Ja siis põhimõtteliselt meil tekivadki sellised probleemid, võib-olla mitte päris probleemid, aga väljakutsed võib-olla, et tekib selline halb koordinatsioon, ehk siis kus me peame minema ümber tegema teatud joonised või mudelid ja tekivad ka vead. Siis on töötajate kompetentsus või mobiilsus, ehk siis ongi see, et võib-olla ei ole kohal meil siin sellist head nagu spetsialisti, keda saab kasutada, kes on võib-olla paljud on hõivatud. IT-infrastruktuur, siis meil on igasugused cloud-lahendused, on lokaalsed lahendused ja see peakski nagu mingil määral ikkagi nagu see probleem, et ei ole vaja hallata kogu aeg lokaalset serverit ja seal tarkvara ja riistvara. Ja lisaks on see, et tekivad ka arusaamatused, et tellija ja alttöövõtja ei saa võib-olla nii hästi mudelist aru ja ka nagu joonistest võib-olla, et näidata selle projekti võimalikult informatiivselt, ehk siis mitte ainult nii nagu
te olete nagu ise olete harjunud, vaid ka tellija keeles näiteks, et ta saaks, plaanist ei peagi tegelikult tellija aru saama, oluline, et tellija saaks aru, aga 3D-st siis on parem ülevaade. Ja üheks Autodeski selliseks lahenduseks on BIM 360 ja see BIM 360 on juba tükk aega turul. See on cloud, pilve cloud ja pilves on sama lahendus, kus on ühendatud teil need kogu hoone etapid, hoone nii alustades projekteerimisest, ehitamisest kui ka hiljem ka ekspluatatsioonist. Et sellele BIM 360-ga saab neid kõiki etappe hallata. Autodeskil on need AEC collection'id, kus leiate nii seal Revit kui ka teised tarkvarad, mis saab ühendada BIM 360-ga, nii Civil kui ka AutoCAD. Kõik need failid saab ka hoiustada selles pilves ja ka kaugjuhtimiselt nagu üle vaadata ja kontrollida ja märkused lisada. Siis hea moodus on ka see, et me saame lisada siia ka välised lisad aplikatsioonid. See BIM 360 platvorm baseerub, siin alumine on see Autodesk Forge keskkonnal ja sinna on ligipääs kõikidele arendajatele, ehk siis saab lisaväärtust tuua. No, siin on selline suurem ülevaade BIM 360-st, et on dokumenti haldus, koostöö, siis koordineerimine ja me vaatame just täna sellist dokumendihaldust ja koordineerimist, kuidas me saame mudelit jagada, mida me saame sealt kätte, aga edasi on ka veel lisaks ehitusplatsi haldus, projektihaldus, siis andmete analüüs, väga palju teisi lisamooduleid seal on. Nii, ma alustasin rääkima siis sellest design managementist ehk siis dokumenti haldusest. See esimene moodul, mis BIM 360-l on BIM Docs. See koosneb siis just, nagu ma ütlesin, et dokumentide hoiustamisest moodulist, siis ka haldamisest ja projekti enda sellistest keskkonnast, kus me saame kõik, mis seotud projektiga, sinna laadida. Näiteks need on kõik üldinfo, joonised, dokumendid, nii dokid kui ka seal Office'i need standardsed failidokumendid. Siis on design, BIM design, mis on mõeldud puhtalt nagu koostöö jaoks, kus me üles ehitame koostööd ühes firmas või firmas ja alttöövõtjaga ja ühe mudeli peal. Ehk siis, ja kõik see toimub cloudis. Siis on 2 moodulit, mis on ehitusplatsi jaoks ja ka hoone haldamiseks rohkem mõeldud. Neid me praegu ei vaata. Et nende kõikide ühtne osa on see document management ja kõik need failid, mis teil asuvad, näiteks selles, olgu see kas teil Docs või siis teised lahendused, kõik failid on ühtemoodi hallatavad ja neid saab nii edastada teistele kui ka märkused lisada, et see on hästi mugav ja kõik andmed on ühes kohas, et ei ole sellist olukorda, et teil mõned andmed on aegunud juba ja siis see õige ajakohane mudel on seal Docsis ikka olemas. Project Home ja Insight on siis ka seal kõikidel moodulitel.
ehk siis projekti selline analüütika, kus on kogu projekti info. Ja administreerimine toimub siis ülevalt, kui võtta ettevõtte konto, seal on üks administraator, kellel on kõik õigused kõikidele moodulitele, siis projektil saab olla ka üks administraator, kes jagab projekti teiste vahel ja siis iga kasutajal on võib-olla ka oma failid, mida just nagu tema haldab, ehk siis tema kasutab. Et on väga hea ülevaade sellest, kellel on mis õigused ja kellel mis moodulid on, ehk siis see peamine administraator saab kõigest nagu väga hea ülevaade. Siis need 3 peamist sellist moodulit, mida me vaatame täna, on see document management, projekti andmete haldus, siis Revit CloudWorks sharing, mis seal on, ja siis vaatame ka design collaboration'it. Selle document manager'iga tõenäoliselt te olete ka mingil määral võib-olla kursis, sest kui olete kasutanud kunagi Autodeski viewerit, siis see baseerib just nagu sellel nendel põhimõtetel. Ehk siis teil on cloud'is need failid ja te saate ligipääsu igast seadmest, olgu see kas telefon, läpakas või tahvelarvuti. Sealt te saate palju asju teha, nii märkused lisada kui ka kontrollida mõned objektid, vaadata nende parameetrid ja nii edasi. Nii, siis liigumegi edasi selle document manager juurde. Siin on meil haldusturvalisus, et teil on ülevaade nendest failidest, mis on teil olemas, teil on ülevaade failide, kellele on ligipääs antud ja te saate hallata seda, siis te saate nii sinna sisse laadida kui ka sealt alla laadida failid ja kui te edastate näiteks mõned failid teistele kasutajatele, näiteks firmast väljast, siis teine inimene ei saa selle faili kätte, ehk siis ta ei saa laadida selle, aga te saate talle kogu mudeli näidata. See on hea eelis, et ja te samal ajal kaitsete oma mudelit. Siis on hea ülevaade kontrolli ja muudatuse suhtes, kus te saate teha märkused. Need märkused on kohe salvestatud selle faili mällu ehk siis kommentaaridesse sinna ja iga inimene, kellele te saadate näiteks selle mudeli veel, kellel on ligipääs, saab iga hetk minna märkuste juurde, vaadata ja siis saada parema ülevaate selles suhtes. Ja on palju lihtsam see tööprotsess, ehk siis te ei pea märkused näiteks kuskil välja kirjutama, emailis ja emailiga saatma selle, et siis kõik, mis on seotud selle failiga, siis seal leiate. See protsess on palju lihtsam, et ma hiljem ka näitan. Et siin on näidatud selline võimalused, mis on meil Docsis, saate nii failid seal avada kui ka navigeerida seal sees nii 2D plaanid kui ka 3D plaanid. Saate lisada märkused ja võrrelda ka veel oluline, et saab võrrelda versioonid, siis te näete, mis oli seal muudatud, mis oli kustutatud ja mis oli lisatud. Ja siis saab ka jälgida, kes selle lisas näiteks, et hea ülevaade kogu protsessist. Siis kui on mingisugused märkused, siis märkused saab leida issue seal kohas ja siis suhteliselt kiiresti te leiategi selle koha, kus need märkused on. Kui klikkides märkustele, siis ta avab teile kohe selle vaatega. Nii, siis liigume edasi. No üks selline standardne
vana kooli näide, et kui oli näiteks muudatus mingisugune tehtud, üks variant on saata fail, kus on need märkused tehtud, üks variant on ka lihtsalt koosolekul teha märkused ja siis skaneerida või siis pildistada ja siis need pildid, PDF-id nagu saata emailile. Aga palju lihtsam on teha selle kas tahvelarvutis või siis ka läpakas ja kui te selle lisate, siis kõik need märkused, mis teil näiteks siin on kirjutatud, näeb ka teine inimene kohe, kui see oli salvestatud. Et see põhimõtteliselt lihtsustab teil selle töö. Ja nüüd, kui te hakkate seadistama, see on et esiteks teil on vaja tekitada selline kausta struktuur kõikidele nendele kasutajatele vastavalt sellele, mis valdkonna spetsialist on, et siis arhitektuur näiteks, siis arhitektuuri sisse kõik need failid ja seejärel siis on vaja tekitada kõikidele ligipääs, näidata, kes on mis tiimis, mis meeskonnas ja nendele tekitada ligipääs teatud kaustadesse. See kolmas on juba edasiminek, et kui on vaja, selles me vaatame ka hiljem, et kui on vaja selle tsentraalse mudeli teha siis, ja jagada projekti Revitis, siis seda saab siin collaboration menüüs ja collaboration for Revitil selle funktsiooniga seda tekitada. Me just tulemegi siia järgmise mooduli juurde, mis on selle mudeli jagamine, work sharing. Ja kui vaadata vana sellist struktuuri, siis olid nagu erinevad spetsialistid või siis sama spetsialistid, need mõlemad arhitektid saavad ka teha tööd mudeli peal ja kõik kasutavad näiteks Revitit, siis on tekkinud selline tsentraalne mudel, kust tuleb kasutajatele erinevad lokaalsed mudelid. Ja see on standardne selline Revit serveri või siis oma serveri kasutamise printsiip. Kui vaadata seda arengut, siis see on lokaalne võrk ja see on oma server. Miinus on see, et te olete piiratud asukohaga. Siis Revit server eraldi on olemas, siis saab teha tööd ka erinevates linnades näiteks või riikides, aga see on ainult firmasisene protsess, ehk siis te ei saa kedagi väljaspoolt liita teisest firmast, sest siis ei ole see nagu turvaline, kui ei ole muidugi mingisugused raamlepinguid. Siis järgmine oli collaboration for Revit, siis sai juba kasutada cloudi, et kõik see protsess, tsentraalse mudeli ülesehitamine oli pilves ja ligipääs oli ka väljaspoolt firmat, ehk siis te saaksite nagu teha ka ligipääs alltöövõtjale või kuskil kolleegidele näiteks teisest firmast. Aga järgmine etapp on siis põhimõtteliselt see BIM 360 disain, mis on juba natuke uuema põlvkonna koostöövahend ja väike selline evolutsioon on toimunud. Ja kui praegu me vaatame seda BIM disaini, siis tekib jagatud peamudel ja see juba on cloudis, siis sealt tekivad lokaalsed mudelid jällegi, aga kogu info on teil kogu aeg sünkroniseeritud siis nagu peamudeliga ja siin eraldi ongi need versioonid ja neid saab jagada ka teiste osapooltega meeskonnas. Ja oluline on see, et siis kõikidel on jällegi
õige versioon, et ei teki olukorda, et kuskil keegi saadab varasemat vana versiooni veel. Siis see Collaboration for Revit ja BIM 360 Teams see on eelmine doki versioon. Nad toimivad 2017 ja 2018 versiooniga. Kui soovite seda doksi, BIM Design, Collaborationit kasutada, siis see toimib alates 2018.3 sellisest versioonist ja kuni tänapäeva kõige viimase versioonini, et mis on 2021. Ja siis me jõuame selle viimase etapi juurde, mis on Design Collaboration. Et kui meil on erinevad meeskonnad, kes kasutavad põhimõtteliselt sellist peamudelit ja neil on vaja edastada need andmed oma projektid, et saaks aluseks võtta, arhitekt teeb arhitektuurse osa, siis näiteks MEP-i projekteerija võtab selle aluseks ja modelleerib oma asju sinna peale. Siis nagu näete, praegu on meil need mudelid, need tühjad ringid on versioonid, ehk siis te saate jälgida, millised versioonid teil ise endal olid, mis etapis te olete ja et te saaksite jagada ikkagi kõige uuemat versiooni. Siis läbi selle document management'i ja siis dokumendihalduse süsteemi saate jagada, näiteks arhitekt jagab oma mudeli MEP-i insenerile, siis ka konstruktorile ja ka vastupidi, et kõik saavad kõige uuemad need failid jagada. Ehk siis, kui me vaatame seda esimest tulpa, siis töö jagamine nagu standardses võtmes säilib, aga nüüd see Design Collaboration on selline lisa tööriist, millega te saate jälgida ja kas te näete, kas te kasutate õigemat versiooni, kelle versiooni te kasutate ja kui näiteks te edastate oma mudeli, näiteks arhitektina edastan mudeli tehnosüsteemide projekteerijale, ta võib võrrelda, mis seal erinevused on, kas ta kinnitab selle või mitte, et selles ma näitan veel natuke hiljem selle sama näidise. Et palju parema ülevaate saab sellest tööprotsessist. Ei teki sellist olukorda, et näiteks selgub, et tehnosüsteemide projekteerija teeb usinasti tööd, aga kasutab võib-olla vana arhitekti aluse. Et arhitekt on juba muutnud millegi. Nii. No, ja siin veel need jagavad need oma mudelid üksteisega. Kui me vaatame näiteks selle BIM disaini, siis veebis, see on veebilahendus ja siis me saame näha kogu projekti sellise ülevaate. Siin on nii 3D vaated kui ka plaanid, saab vaadata, mis muudatused on tehtud ja kus kohas, saab ülevaate meeskondadest, kes millal oli esitanud oma aluse ehk siis teistele, et nad saaksid seda kasutada, mis on ajakohane muudatus. Siis saab kontrollida seal nii muudatused, mis olid tehtud ja kelle poolt oli tehtud ja neid koordineerida. Nii, saab igasugused ka pilte valmivast hoonest lisada. Et selline keskkond, kus näiteks ka tellija saab jälgida, kuidas protsess käib, et olla rahul. Nii. Ja siin põhimõtteliselt ka saab kontrollida, millised mudelid on mis etapis.
Nii. Kui vaadata sellist süsteemi, mismoodi see protsess võiks välja näha, siis meil on siin 2 arhitekti, Reviti projekteerijad ja üks nagu peaarhitekt, kes võib kontrollida ja siis näiteks jagada oma mudelit tehnosüsteemide ja konstruktoriga, tehnosüsteemi projekteerijaga konstruktoriga. Siis näiteks Reviti kasutaja esimene avab selle mudeli, siis käivitab selle collaborationi ehk siis jagada teistega, siis seejärel tekib tsentraalne mudel teisele spetsialistile, kus ta teeb samamoodi, avab oma projekti, teeb muudatused, kui nende muudatused on tehtud, nad sünkroniseerivad peamudeliga ja siis peamudelis on ajakohane versioon kogu aeg. Kui näiteks nad jagavad selle enda mudeli kuhugi edasi, kui nad vaatavad, et kas on vaja midagi muuta seal, kui on vaja muuta, siis nad publitseerivad, siis nad lähevad tagasi ja siis muudavad ja jälle uuesti sünkroniseerivad. Kui ei ole vaja muuta ja siis nad tahavad, et peaarhitekt näiteks edastaks teistele, siis nad publitseerivad oma selle mudeli ülevaatamiseks näiteks. Siis peaarhitekt võib üle vaadata, kui ta ei leia seal mingisugust probleeme, siis teeb sellise package'i ja edastab teistele, et nad saaksid kasutada õige mudeli. Kui on mingisugused muudatused vaja ikkagi teha, siis tekitab sellise issue, märkuse, ja siis see märkus saab eksportida BCF-faili formaati ja selle BCF-faili formaati saavad iga projekteerija avada Revitis ja leida see koht, kus oli probleem näiteks. Ja siis uuesti muudavad, sünkroniseerivad ja siis läheb ülevaatamisele. Nii, siis siin ongi protsess näidatud, et arhitekt avab Revitis selle faili, uue faili tsentraalse ja siis tekitab siis lokaalse endale. Ja siin teeb mingisugused muudatused, näiteks kustutas seina, kustutas ukse siin ja sünkroniseerib central failiga. Siis kui see oli tehtud, siis ta peaks minema sinna projekti, kus ta hetkel oli ja publitseerib selle. Ehk siis need muudatused olid näiteks tehtud. Publitseerib. See inimene, kes peaks kontrollima, see peaarhitekt näiteks saab selle kohta emaili ja avab juba näiteks selles brauseris, siis saab vaadata, kus on muudatus tehtud. Siin on compare, võrdleb versiooniga näiteks, võrdleb eelmise versiooniga. Siis ta näeb, mis oli kustutatud, mis oli muudetud. Leiab selle koha ka ülesse, kus see muudatus oli tehtud. Nii. Ja siis ta saab ka publitseerida. Üleval on see timeline, kus on näidatud, kes mida on publitseerinud. Siit saab näha, mis meeskonnad on, mis mudelid soovite näha. Siis on lõiked, levelite järgi saab ka need mudelid üle vaadata. Nii. Ja siin põhimõtteliselt saab ka kaameraga lisada koha, mis ruumis oli näiteks probleem ja vaadata 3D-s. Seal oli tehtud see issue, ehk siis vale uks oli näidatud. See inimene, kellele oli määratud, tuleb, vaatab selle faili
avab selle faili. Siin on see koht, saab parameetrid vaadata, saab kontrollida, mis selle näiteks kood on selle konkreetsel uksel ja saab eksportida BCF faili formaati. Alles peale seda saab selle BCF-i avada Revitis, et siis saaks lihtsamini üles otsida selle koha. Ja siis BCF Manageris saab laadida selle BCF faili. Nii. Prompt type, selle peale vajutada, siis ta kohe avab ka selle sama koha. Selleks peaks olema see BIM Collabi BCF Manager installitud enne kindlasti. Nii avab selle koha, kus te saate üles otsida selle mudeli, mis teil vaja on, mis on vale siin, siis selle vahetada. Siin ta praegu vahetabki selle ära. Nii. Sünkroniseerib. Nii, ja saab nüüd märkida, et see uks on parandatud. Nii. Valib, et see on tehtud, kirjutab, et see ukse tüüp on muudetud ja tehtud. Ja siis see mudel muutub nagu kõikidel põhimõtteliselt ära, et nagu arhitektidel, ma mõtlen, kes sellega tegelevad. Ja saab jälgida ka selle aktiivsuse, kes millal ja mis ülesande andis. Lõpus tuvastada ka, et see on ümber tehtud ja kõik on korras. Nii. Teised need protsessid näevad järgmiselt välja, et näiteks kui on vaja inseneril teisele eriosade projekteerijale edastada näiteks package, siis see arhitekt näiteks avab oma faili, salvestab selle ja publitseerib. Ja kui on vaja seal mingisuguseid muudatusi veel teha, siis ta uuendab mudeli ja kui ei ole vaja, siis läheb kohe, saadab selle näiteks tehnoloogia projekteerijale, ta vaatab üle, kas on seal midagi muudetud, mis ei tohiks võib-olla olla või nii palju, kui ta saab vaadata. Kui talle sobib, siis ta vajutab seal accept ja hakkabki kasutama oma projektis, uuendab selle lingi, arhitektuurse lingi näiteks oma projektis ja siis tal on ka uuem värskem mudel. Kui on ikkagi mingisugused muudatused vaja teha, siis teeb issue ja jällegi samamoodi nagu see BCF-iga just oli näidatud, teeb selle muudatuse, saadab muudatuse siis projekteerijale, kes peab seda parandama. Uuendab ära, siis läheb tagasi, salvestab ja läheb nagu teisele ringile. Kui siin arhitekt teeb, see on konstruktor ja Reviti projekteerija, oma faili siis salvestab cloudi. Nii. Siis teine inimene saab selle teavituse ka,
saab kohe üle vaadata siin veebis, et mis muudatused on tehtud, mis oli lisatud, mis oli kustutatud. Näiteks rohelised on, kõik on lisatud. Saab kontrollida need mõõdud näiteks ka. Kui väljub, siis ta saab kas seal kinnitada, saab selle package'i tekitada, create package. Kui ta vajutas create package, siis ta saab valida, milliseid vaateid ta selleks kasutab. Ja siis share teeb selle konstruktiivse versiooni. Ja edastab selle. Siis teine projekteerija saab selle üle vaadata. No, see on suht sama, mis sellel, see oli sama. Ja suht sama nagu arhitektidel. Nii see peaarhitekt ja niimoodi. Kui arhitekt teeb oma package'i valmis, siis näiteks MEP-i samamoodi vaatab üle, kui on midagi muuta, siis muudab. Kui ei ole vaja muuta, siis ta teeb package'i ja lingib oma faili. Siin on näha, et arhitekt teeb selle package'i, valib, mis projektiga, mis need plaanid näiteks ta tahab sinna lisada, salvestab seal versioon. Ja jagab oma selle mudeli edasi. Share kirjutab, et see on arhitektuurne viimane. Ja nüüd teine spetsialist, nüüd, kui ta peaks selle avama, kohe ta hakkab seal näitama. Nüüd MEP-i projekteerijale tuleb teavitus. Tema on MEP-i projekteerija, siis võib vaadata shared rida, kus oli arhitektuurne mudel lisatud. Selle saab avada ja kontrollida, kas need muudatused, siin näiteks kui on show changes, saab vaadata, mis muudatused olid. Explore saab avada mudeli ja vaadata ringi, mis oli konkreetselt täpsemalt muudetud. Ja saab võrrelda ka, mis oli varasemas versiooniga muutunud. Nii. Jällegi need muudatused, mis on tehtud. Ja kui talle sobib kõik, siis ta saab vajutada consume ja saab kasutada seda, linkida oma projekti. Kui on vaja midagi muuta, siis ta kirjutab teeb issue. Ja siis BCF-iga saab näidata selle koha, mis ei sobinud. Nii. Praegu kaameraga lihtsalt saab sees liikuda, vaadata ringi. Just see ongi see nagu selline explore, et kontrollib mudeli. Nii. Ja siis peaks ta selle consume lõpetama, valima. Nii. Lõpuks, kui on otsustatud, et see sobib, vajutab consume ja siis ta saab linkida oma projekti selle. Ja kohe muutub see visuaalne pool ka, et ja manage, siia saab oma selle lingitud faili näidata ja ta ei lingi oma arvutist, vaid oma arvutist BIM 360 keskkonnast. Tal on nagu
nagu Dropboxi see kaust tekib või siis Google Drive'i kaust ja siis sealt saab pilvest endale sisse tuua selle lingitud mudeli ja kasutada edasi. Et siin võtab vist natuke aega ja lõpuks tuleb see pilt ette ka. Nii. Siin ma praegu nüüd hüppasin natuke edasi, et seal on sama lugu, aga teise projekteerijaga. Siis nagu ma ütlesin, ühildavus, et kui on hästi vanad versioonid, isegi 15 või 16, siis saab kasutada ainult M360 Design või siis Collaboration for Revitit. Kui uuemad kuni 21, siis need kasutavad nii Collaboration, Document Management ja work sharing. Niimoodi. Litsensindusest põhimõtteliselt on võimalik kasutada näiteks oma litsentsid, et kui igale sellele osapoolele on vaja siis eraldi litsentsi, ehk siis nii omanikul piisab, kui ta kasutab näiteks Docsi selleks, et vaadata failid, lisada märkused, vaadata projekti kulgemist. Kui on arhitektid ja teised projekteerijad, siis seal on vaja kindlasti seda BIM disaini, et saaks sellist koostööd teha. Ehk siis kui soovite cloudis jagada oma mudelit, teha work sharing ja siis jälgida ka, millal, kes tegi need uuendused, lisas package'i, siis on vaja kasutada ikkagi BIM disaini. Ja kõik need subkontraktorid ehk siis alttöövõtjad, need saavad ka vabalt kasutada Docsi, et need kõik failid vaadata ja seal sees navigeerida ja õiget infot üles otsida. Siis selles disainis, nagu ma enne rääkisin, on need collaboration ja management ja siis te saate ka määrata, kellele mis moodul on vaja. Et kui näiteks mõni kasutaja ei vaja näiteks design collaboration'it või siis, et jagada oma need sellisel puhul, nagu ma just enne näitasin, siis talle saab selle design collaboration'i üldse välja lülitada ja ta kasutab näiteks ainult projekti vaatamist ja sellist lihtsamat. Nii. Ja need ongi siis sellised nagu põhiline info nendest kahest lahendusest, BIM 360 disainist ja Docist. Kui siin on mõned veel asjad, et saab work sharing uga saab ka storage'it jagada, ehk siis ja jagada ka teenuseid, cloud teenuseid, näiteks renderdamine ja maha võtta, et näiteks konkreetne kasutaja ei saaks seda teha. Ei saaks kasutada krediteid näiteks. Lõpuks siis, kui soov vaadata lähemalt selle 360 disaini, siis saame anda ka sellised juhtnöörid, kus rohkem infot saab. See on collaboration'id meie poolt, loomulikult saab ka meie poole pöörduda. Kui on litsentsi suhtes konkreetsed küsimused, mitu litsentsi ja millised tüübid teile paremini sobiksid, siis võtke vabalt kontakti ja ka igasuguste koolituste suhtes. Kui Eestis hetkel juba kasutatakse selle, mitmed bürood on kasutusele võtnud ja tagasiside on positiivne. Ja minu poolt praegu on selleks kõik, et kui küsimused on, siis te võite vabalt siin ühises chati kirjutada ja püüan vastata. Ka hiljem, kui tekivad küsimused, siis te võite pöörduda kas minu poole või lihtsalt meie üldmeilile.